Ma ei käi enam seal. Lihtsalt ebameeldiv on. Kardan, et kohtan seal kedagi tuttavat. Eks see sõpradele silma vaatamine ongi see kõige jubedam. Mõned sõbrad räägivad juba niimoodi, et minusugusega ei tohiks enam suheldagi. Ma tean, et neil oli kodus jutu ajamine minust. Tegelikult ega ma nende peale pahane ei olegi. Aga mõned lähedased sõbrad on ikka alles jäänud. Osad ka teadsid, et ma lähen poodi varastama. Üks õhtu istusime sõbrannadega ja mõtlesime, kuidas seda teha. Ma ei julgenud vanematelt enam raha küsida. Ma olin juba nii palju asju saanud, mobiiltelefoni ja uue jope. Olime kõik näinud neid filme, kus nad vahele võetakse. Aga me lihtsalt mõtlesime, et me oleme endast targemad. Nii me siis läksime 3 poodi. Vaatasime kõik hästi palju asju, ja läksime neid proovikabiini proovima. Lootsime, et petame niimoodi turvad ära, et võtame kõik nagu hästi palju asju ja siis nad ei saa arugi, kui palju me asju võtame. Mul oli kodust need tangid kaasa võetud, millega see jubin dresside küljest ära lahti saada. Aga see oli jube kõvasti kinni ja läks ikka tükk aega ennem, kui ma selle küljest ära sain. Panin siis pluusi selga ja enda riided peale. Viisime ülejäänud riided tagasi. Sokutasin selle turvajubina kuhugi teiste asjade keskele, et kassas vahele jääks. Sõbrannad läksid välja, et näidata, et kui turvat ei ole, siis ma pean minema välja. Tegin poes igaks juhuks niisama paar tiiru, et igaks juhuks julgen hästi minna ja süda peksis hirmust ja näost läksin täiega punaseks, tundsin ise, et kartsin, et jään juba kohe kassas vahele. Siis võtsin kätte ja marssisin kassast läbi. Sõbrantsid ootasid välisukse juures. Ja kui tundus see uks nii lähedal, ilmusid ei tea kust mingid 2 turvat ja võtsid meid kinni. Sõbrantsid said aru, mis nüüd juhtuma hakkab ja tahtsid uksest välja joosta, aga nad võeti ikkagi ukse juures kinni. Rabelemisest polnud enam mingit kasu. Meid viidi turvaruumi. Mul kästi pluus teiste riiete alt ära võtta. Ma küll ütlesin, et mul ei ole seal mitte midagi. Aga jah, varsti sain ma aru, et valetada polnud enam mõtet. Lubasin, et maksan selle kindlasti kinni ja nad mitte kunagi vargile ei lähe. Peaasi, et nagu meid minema lasaksid. See ei aidanud. Me istusime, siis ootasime seda politseid ja varsti see politsei tuli. Räägime seal ja siis võtsid nad meid kaasa ja pöid autosse. Ja meid viidigi politseijaoskonda. Meid pandi istuma arestikambrisse. See oli kohutav. Mõtlesin, et minestan ära. Siis kutsuti meid ükshaaval välja ja pidime politseile seletusi andma, et miks me tegime ja kasvaksin muid asjad. Ei olnud enam kuhugi pääsu ja tuli kõik ära rääkida, nii nagu oli olnud. Pärast istusime ja ootasime,
millal vanemad järgi tulevad. Mõtlesin, et mida vanematele öelda, kui nad kohale jõuavad. Kui ema ja isa jõudsid, siis ema ainult nuttis ja isa ei lausnud sõnagi. Vastik tunne oli. Alles järgmine päev, kui kõik olid rahunenud, võeti see teema ülesse. Kuna sellest algati kriminaalasi, siis keegi ei teadnud, kuidas see kõik lõpeb. Kodus hakkas olukord juba rahunema, kuni mind vanematega koos kooli kutsuti Tire juurde. Tehti küll käskiri, aga kooli jäeti mind alles. Siis jõudis kätte päev, kui me pidime kohtusse minema. Tänu puht südamlikule ülestunnistusele ma sain ühiskondliku kasuliku töö. Pidin selle sama poe prügikaste 2 nädalat tehendama. See oli eriti nõme. Eriti veel siis, kui mõni sõber või tuttav mööda kõndis, siis proovisid teha nägu, nagu poleks teda näinudki. Õnneks on see kõik nüüd möödas. Õppetund saadud ja karistus käes. Enam mitte kunagi midagi sellist ei tahaks läbi elada. aastal registreeriti varavastaseid süütegusid 11 424 juhul. Neist alaealiste poolt 1934 juhul. 2006. aastal olid arvud vastavalt 5678 ja 1317. See tähendab, alaealiste varraste arv on kasvanud 32%. Vargused poest ja ostukeskustest on alaealiste seas ühed levinumad õigusrikkumised. Poevargustega alustatakse üsna vara, 11. eluaastal, kuid kõige enam puutuvad kokku poevargustega 15-aastased poisid, 35%. Enam käivad vargil venekeelsed, 17%, eestikeelsed noored, 10%. Tüdrukute osas varastatakse enim 13–14-aastaselt ja selle vanusegrupi esindajatest umbes 25% on kokku puutunud poest varastamisega.